4 suurriiki, Hispaania, Iirimaa, Holland ja Sloveenia teatasid, et nad ei osale 2026. aasta mais Viinis toimuval Eurovisioonil, sest võistlejate hulka on lubatud ka Iisrael. Kõik 4 riiki tõid välja, et kaasas süütuid inimesi tappev ja humanitaarabi takistav riik ei peaks lauluvõistlusel osalema. Yo confío en que haya muchos más países que sigan nuestro ejemplo. Pareciera que una vez que desaparece de los titulares o de los telediarios las imágenes cotidianas de la masacre indiscriminada de decenas de miles de personas inocentes y de niños y niñas, pues pareciera que deberíamos mirar hacia otra parte y normalizar la situación. No puede ser. Lisaks Hispaaniale, Iirimaale, Hollandile ja Sloveeniale kinnitas oma võistlusest loobumist täna ka Island. 10. detsembriks ehk tänaseks pidid kõik osalejamaad, kaasa arvatud Eesti oma otsusest EBU-le ehk Euroopa Ringhäälingute Liidule teada andma. Eesti Rahvusringhäälingu esindajad tunnistavad küll, et tõesti Iisrael on läinud veidi üle piiri, kuid meie lauluvõistluselt sellegi poolest kõrvale ei jää. Kahtlemata olukord on keeruline, sest sõda ei soovi me mitte keegi. Ja kindlasti ei ole ka Iisrael mitte kunagi olnud agressorriik, olgugi, et nad praegu on võib-olla veidikene läinud üle piiri kakluses ja konfliktis Palestiinaga. Aga me loodame, et see kõik lõpeb, hetkel on ka vaherahu ja meie põhipõhjus on loomulikult selles, et tegemist on ikkagi kõige suurema telesaatega ja kõige vanema lauluvõistlusega. Ja loomulikult me tahame, et muusika ühendaks inimesi. Gillandi lisab, et Eurovisioon ei peaks olema poliitiline. Eesti jaoks sai otsustavaks ka see, et saade, mida vaatab igal aastal rohkem kui 160 miljonit inimest, on Eesti muusikute jaoks vajalik hüppeplatvorm maailma. Mis teie arvate sellest, et mitmed riigid on otsustanud poliitilistel kaalutlustel Eurovisioonist kõrvale jääda tänavu? Mina arvan, et see on üsna normaalne, et nii peabki olema. Ega selline vihapidamine või kättemaksuks mingite asjade ignoreerimine seda elu maa peal paremaks ei tee. Üldiselt ei ole see õige. Et nad on otsustanud mitte siis osaleda? Jah. Miks see õige ei ole? See on minu isiklik arvamus. Kas see on niimoodi, et poliitika peaks jääma ikkagi lauluvõistlusest kõrvale? Absoluutselt. See on iga keegi oma valik ju. Kas ta osaleb või ei osale seal? On õige niimoodi poliitilistel kaalutlustel kõrvale jääda lauluvõistlusest? Ei ole. Lauluvõistlus on lauluvõistlus ja see peab olema nagu kõigile ikkagi. Ma arvan, see on õige. Et kuidas siis nagu ühte siis nii-öelda tolereerinud teist mitte? Kuivõrd nende 5 eelmainitud riigi seas on ka suur toetajad, jääb EBU-l hinnanguliselt saamata 50 miljonit eurot. Kas see tähendab, et need, kes osalevad, peavad taas rohkem rahakotti kergitama? Siinkohal on ju tegemist maksumaksja rahaga. EBU saab sellega hakkama, ma arvan, ja hetkel ei ole teada, et oleks osalustasu suurendatud. Praegu me isegi teame, et osalustasu jääb samaks või see kerkib väga minimaalselt, ehk et meil ei ole põhjust üldse muretsemiseks ja kuna 10. detsembri seisuga peaksid olema kõik osavõtjad riigid teada, nii et eks me pärast seda kuuleme.